koolis räägiti universumist, aga küsiks teadlaselt, mis on meie universumist tulevikus ja kuidas see lõpeb? See on väga asjalik küsimus. Lühike vastus on, et tulevikus meie universum kas paisub lõputult või tõmbub lõpuks kokku. Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas me seda teame? Astronoomidele meeldib uurida, kuidas tähed ja galaktikad taevas liiguvad. Nad panid juba 100 aastat tagasi tähele, et väga kauged galaktikad liiguvad meist kiiresti eemale. Kusjuures, mida kaugem oli galaktika, seda kiiremini ta meist eemaldus. Sellest avastusest sündis suure paugu teooria. Selle järgi oli universum kaugest minevikust tohutult tihedalt kokku surutud ning hakkas seejärel ülikiiresti paisuma. Toimus suur pauk. See paisumine kestab tänaseni, kuigi palju aeglasemas tempos. Kui universumi paisumine sel viisil jätkub, ootab meid ees suur külmumine. Kaugemad tähed kaovad kosmoseavarustesse, lõpuks nad kustuvad ja kustub ka meie päike. Sellisel juhul ootaks meid kauges tulevikus ees külm, pime ja tühi universum. Kuid selleks, et kindlaks teha, kas paisumine jätkub või mitte, peavad teadlased galaktikate liikumist taevas väga täpselt jälgima. Hiljuti avastati, et paisumine võib tulevikus asendada hoopis kokkutõmbumisega. Sellisel juhul hakkaksid galaktikad, tähed ja kõik meie ümber taas teineteisele lähenema. Meid ootaks ees suur kollaps. Universum surutakse uuesti kokku umbes samasuguseks, nagu see oli suure paugu ajal.